Ei millestki midagi, 5 miinust on tuli uus vinüülalbum, mis on välja antud. See on best of album 5 miinusel ja osad nendest meestest on meil ka stuudios. Lancelet ja Päevakoer, tere hommikust. Tere hommikust. 10 aasta jooksul esimene best of, on nii? Siin peaks parandama, et tegemist ei ole best offiga tegelikult. Ei ole jah? Otseselt, worst of? Päris see ka ei ole. Et ta on siuke meie isiklik arvamus asjadest. Meie subjektiivne arvamus, mis on meie parimad lood. Yeah. Ehk siis mõnes mõttes ikkagi nagu 5 miinuse jaoks ju best of siis ju. No, meie best of. Teie jaoks best of. Aga selles mõttes tõesti, et... Kui on vaja öelda niimoodi. Kas see 10 aastat, millal see nüüd nagu päriselt täis saab? On see järgmisel aastal või see tegelikult sai juba sel aastal täis tegutsemisest? No, me tegime esimest korda, me kokku saime 2015, aga... Muinast tuletöö oli. Jaa. Väga romantiline. Esimene album, esimesed lood tulid ikkagi järgmisel aastal, ehk siis 2016. Jah. Ehk siis 2026 on ikkagi 10 aastat. Me hakkasime 15 hakkasime küpsetama vaikselt ja siis 16 tulime lagedale nii-öelda põhimõtteliselt. Veel ilusal augustikuu õhtul. Muinast tuletööl. Kui ontlikult te oma arhiivi peate, ma mõtlen, et kas te teate täpselt näiteks mitu lugu on 5 miinust teinud ja välja andnud? Pole aimugi praegu. Ei julge pakkuda, jah. Puusalt pakuks 40. Saame pärast kontrollida, kui palju ma mööda panin. EAÜ-st üle vaata, palju sa registreeritud on. Aga kes kogu bändist on teie hulgas selline kõige, mitte raamatupidajalikum, aga kõige nii-öelda sellisem korralikum, kes, ma ei tea, peab mingid kalendreid või arvestusi? Härra raamatupidaja istub meil siin samas. Raamatupidaja ma olin jah mitu aastat tegelikult bändile. Kas see oli raske töö? Kuni ma siis lõpuks loobusin sellest. Täpselt. See oli päris õudne, siis ma nagu mõtlesingi mingil hetkel, et kui aitab küll, et siin tuleb ikkagi professionaalidele üle anda. Aga sellist statistikat ma ei ole nagu tegelikult pidanud, jah. Et meil plaadifirma Kaspar vahepeal annab meile mingit raadiostatistikat ja streaming statistikat, aga jah. Ma kütan korraks veel seda sama teemat, et kas see on näiteks mingisugune nii-öelda väga teada fakt, et milline on teie kõigi aegade kõige striimitum lugu? See on lihtne. See ikkagi peab see Eurovisiooni lugu olema. Et see vahe on siis ikkagi, ma saan aru, mingi... Miljonites. Seal vist vahe on isegi ikkagi üle 10 miljoni järgmise kohaga äkki. Kui palju sellel eurolal on siis? 15 äkki või? Ma just paar päeva tagasi vaatasin huvi pärast meie Spotify 15-16, ma ei tea. Top ja kuskil seal ta oli. See päris suur number. Arvestades, et seda kuulas ühel hetkel umbes 50 miljonit inimest, siis see number on väike ikkagi. Seda ei ole siia peale jõudnud, aga kui me räägime sellest albumist, tegelikult mitte ainult sellest albumist, vaid 5 miinust otsustas aasta lõpus välja anda, mis on siis 4 CD-d ja 1 vinüüli. Kas midagi oli veel? Ei, see on tõesti keeruline asi on see natukene. Aga 4 CD-d ja vinüül ja 4 CD-d on siis meie igaühe täiesti personaalne lemmik, et need siis erinevad siis plaadile. Kui palju seal kattuvat on? Kui ma ostan näiteks Lanceloti ja Päevakoera mõlemad plaadid, palju seal on kattuvaid lugusid? Midagi ikka on. Midagi on, aga kui see tegelikult oli üllatav, siis kui see kohver tuli nagu selle kontseptsiooniga välja, siis mu esimene mõte oli see, et oota, kas me hakkame inimestele müüma nagu 4 identset plaati. Et tegelikult on meil ikkagi üsna erinev maitse. Mingid asjad kindlasti kattuvad seal, aga tegelikult kui me sain need esimesed nii-öelda trükid kätte ja nad läbi kiiresti sirvisin, siis ma ütleks küll, et 4 erinevad plaatik. Kas te muidu teate, kas ja kui palju on varem maailma ajaloos tehtud sellist asja, et bändi iga liige eraldi koostab oma lemmiklugudest plaadi ja need ilmuvad korraga? Et kas see on kusagilt maha võetud mõte või on see teie originaalne? Mina seda kuulnud ei ole, nii et ma eeldan, et sellist asja pole kunagi varem tehtud. Ma ka ei usu, sest nagu reeglina, kui sul on bändis rohkem kui juba üks liige, siis omavaheline läbisaamine on juba keeruline, kui ma midagi kokku leppida. Aga kas see ei ole potentsiaalne selline mõttetu rivaliteedi või tüliallikas, et kui muidugi. Kontsert järgmine aasta ei toimu. Selle plaadiga vist ei olnud otsest, me saime ikkagi... Ei, ma mõtlen, et läbimüügi mõttes, et... Ei, no me ikkagi hoiame praegu siit meil on tabel, jah. Kes juhib? Mina ja Kohver juhime praegu ja kahjuks sina olid vist viimane. Täpselt. Aga see võib muutuda igapäevaselt selles mõttes.
napilt välja. Nagu Eesti sportlane. Aga õnneks ma soetasin vinüüli. Ma teadsin juba, et ma ei suuda seda valikut niikuinii teha ja pealegi mul ei ole seda CD-plaati tänasel päeval enam kuhugi panna. Võta see minu plaat ka siis juba. Võtan, jah. Aga vinüül on mul olemas ja siin ei ole vaja eraldi hakata 4 erinevat ostma. Siin on ühed samad laulud vinüülide peal koos. Sealhulgas ka paar uut asja. Tooge vana 5 minni tagasi ja Vanad noormehed on siis 2 laulu, mis ei ole kuskil plaadi peal varem ilmunud, jah? Ei ole, jah. Kuulame natuke seda Tooge vana 5 minni tagasi. See on muide nii-öelda välja mõeldud lause või kas keegi teie fänn on teile niimoodi öelnud? No ikka tegelikult on seda nagu, kas just täpselt niimoodi, aga seda on ikkagi vihjatud ja et kui sa reeglina annad ikkagi ükskõik mis uue loo välja ja siis vaatad seal YouTube'i kommentaare, siis no raudpolt keegi ikka kirjutab, et no tegelikult see vana 5 minni oli ikka parem, et noh, hästi, et tegite, aga see vana oli ikka õige asi. Jah, seal on 2 asja nagu Aamen kirikus, et keegi ütleb, et tahaks vanad 5 minni tagasi ja teine asi on Come to Brazil millegi pärast. Come to Brazil. Ja tegelikult on huvitav on see, et kui keegi ütleb, et tooge see vana 5 minni tagasi, siis tegelikult ju ei tea, mida me mõtleme. Mis see vana 5 minni on, jah? Aegu meil on olnud erinevaid ju sellest. Aga vana see lugu siis ise on, see ongi nüüd värske, see Tooge see on nüüd täitsa värske, jah. Aga see Vanad noormehed? See nüüd tuli välja meil suve alguses vist on, enne jaanipäeva. Jaaniteks oli plaan anda, jah. Natuke enne jaaniveelsust tuli välja vist, jah. Päris, meil on sellest ka väike lõik, kuulame seda ka. Muidugi. Kui see lugu tuli, ma mäletan, kui see tõesti suvel välja tuli, siis oli juttu ka sellest, et 5 minust läheb ka nii-öelda country radadele või et te olete natukene siin ju sellega tiiba ripsutanud varem ka erinevate lugudega. Loodus ja hobused oli ju ka selline veits. Jah, veits sinna poole on, jah. Jah, kui jah, siuke... Ega see Tooge vana 5 minni tagasi on ka selline tead samm auku. Kui oluline teie jaoks on? Pigem rohkem siuke gitarri. Vaat meil esimese plaadis Võsu hommik oli ka tegelikult siuke gitarrimust. Ehk siis, näed, sa vastasidki ära selle küsimuse, et tegelikult see ei ole midagi nagu täiesti šokeerivalt uut teie jaoks, et mingite erinevate žanritega nii-öelda mängimine, katsetamine, see on olnud 5 miinuse selline... Läbiv joon. Just täpselt või osa imagost varasemalt ka. No see tuleneb sellest, et meil reeglina hakkab igav, kui me teeme nagu mingi asja ära ja siis mõtleme, et okei, samasugust asja ju rohkem ei viitsi teha. Ja siis me alati proovime leida mingisuguse uue nurga või uue žanri või mingi uue lähenemise, et oleks endal lõpus teha ja kuulajal ka võib-olla siis huvitavam kuulata. Aga kus ansambel 5 miinust oma sellisel, ma ei tea, arenguteljel praegu üldse paikneb? Et kas me siin rääkisime hetk enne teie intervjueerimist ansamblist, mis tähistas 60-ndat. Jah, Scorpions. Tuleb järgmisel aastal. Esineb muide natukene pärast teid. Okei. Et kas see number 10 kuidagi on teie jaoks, ma ei tea, suur ja hirmutav või see on üks väike verstapost lihtsalt? No kuidagi väga järsku tuli see 10. Mul on siuke tunne, kui alles oli kuskil meil Seppelini all parklas 5 aasta kontsert. Et see 10 on kuidagi väga kiiresti tulnud. Ei tea, vaatame, mis senikaua nagu on põnev, kui on põnev. Et praegu nagu on mingid asjad on nagu silmees, mida tahaks nagu teha. No eks meil on kogu aeg niimoodi olnud, et me nagu anname mingi loo välja või mingi albumi välja, siis natuke aega läheb mööda ja siis omakeskis mõtleme, et noh, ega siit püssist ju rohkem mingit pauku ei tule, et paneme need pillid kotti ja lõpetame ära. Aga siis nagu jälle alati midagi on tulnud, nii et tegelikult kunagi ei tea. Me pidime algselt tegelikult peale esimest aastat ka juba ära lõpetama.
aga kui sellel Tartu lauluväljakul on natukene juures selline nii-öelda hüvastijätu kontserdi koha lõhn. No linna peal käivad juba jutud, et 5 Miinust lõpetab. Kes see räägib sükest juttu? No Genialistid tegid lahkumiskontserdi, Everton the Two Dragons tegi lahkumiskontserdi. See on lahkumiskontserdi, absoluutselt. Ja nüüd te lähete järgmisel aastal sinna kontserti andma. Veidikene tekib koheselt see, et mis nüüd saab? Kurat, mingi teise koha võtta. No ega ei tea, selles mõttes see on suve ainuke kontsert esiteks, et kes meid siis järgmise aasta suvel näha tahab, see peaks nagunii sinna kohale tulema. See on nagu üks asi. Ja noh, tõesti. Tartu on meil tegelikult sümboolne sellepärast, et me kõik oleme Tartust tutvunud ja pärit ka tegelikult. Et karakterid on Võsult, aga meie oleme Tartust. Aga praegu siis aasta lõpus on igal juhul need albumid kõik väljas. Ma saan aru, kontserdipiletid on ka müügis. On veel üldse saada pileteid või? No sinna mahub päris palju. No veidi mahub, jah. Kuigi Genialistidel vist oli suht täis maja olnud. Ja üsna, jah. Kõik laulsid kaasa. Ma saan aru, et meil oli see võitlus käis selle, kes see on see... Ära nimeta seda praegu. Jaa. Pileti müügi osas või? Ja üks välismaa artist. See on Moby esineb. Seda ei tohtinud öelda. Meie rendil oli huvi suurem, aga me oleme nüüd natuke vaadanud. Me vaatasime vahepeal seda statistikat ka, et kes seal nagu... Aga aasta lõpus, kas midagi kuskil veel kuuleb või kui see on järgmise aasta ainus kontsert, kas 5 Miinust... 5 Miinuse jõulutuur ikka toimub? Et kas sel aastal veel 5 Miinust esineb? Jõulutuuri ei toimu, aga meid on võimalik näha ju siinsamas Tallinnas Vabakal. Aastavahetusel, jaa. Kell 23.00. Ja ma võin, siin on hea öelda kui üleminek, et aastavahetuse teleõhtu, mis läheb Kanal 2 eetrisse 31. detsembril, mida me Romiga ühime, lülitub sinna otse laivis ka. Kas te ise koha peal ka või olete siin? Me oleme igal pool. Nii nagu 5 Miinust sel aastal. Telemaagia. Just, me oleme igal pool. Aga Lantsalõhti päevakorra, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Ilusat rahulikku jõuluaega ja head vana aasta lõppu. Teile ka. Aga siin telehommikus nüüd rubriik Mis toimub?